koprast räägitakse kui suurest, ennast ümbritseva keskkonna muutjast. Ja kuna selliste muutuste mõjul tekib mitmetele liikidele soodsaid elutingimusi ning elupaiku, võime julgelt nimetada kobrast liigiks, kes suurendab looduslikku mitmekesisust. Seda sama mitmekesisust, mis kipub tänapäeva maailmas kaduma. Lihtsustatult käib asi nii, et kobras loob enda koduterritooriumile väikese märgala või siis muudab juba olemasolevat märgala oma tegevusega mitmekesisemaks. Samuti võib muuta kobras enda koduterritooriumi piires ka veerežiimi ja põhjavee taset. Tänapäeval, kus inimene oma kuivendusega meie vettevõrkusid tundmatuseni muutnud on, võib kopra looduse taastamise tegevus muutuda lausa märgiliseks. Sest selle eest ei pea inimene kallist raha maksma, ehk märgala taastada või siis säästa. Kobras võtab selle rolli enda kanda ja taastab ning ravib vetesüsteemi ja märgalasid täiesti tasuta. Loomulikult on inimese ja kopra konflikt seda suurem, mida intensiivsemalt maid kasutatakse. On kohti, kus muul viisil ei saa, kui peab metsa ja maad kuivendama. Sellistes paikades ei ole kopral ja inimesel koos võimalik olla ja taanduma peab kobras. Seda enam peaks me soosima kopra elutegevust paikades, kus ta inimese majandustegevust ei häiri ja saab rahulikult olla. Näiteks on selline ala Emajõe Suursoo, kus kobras oma tegevusega inimest kuidagi ei häiri. Ja kindlasti peaks laskma kopral sellises kohas rahulikult olla. Kõige ilmekam kopra elutegevuse positiivne näide on väiksematel ojadel ja kraavidel, mille üles paisutamisel võib tekkida mitme kilomeetri ulatuses märgala, mida ääristavad surnud puud ja mis kätkeb endas erinevaid varje ja toitumisvõimalusi paljudele ohustatud ja kaitsealustele liikidele. Surnud puud meelitavad kohale erinevat liiki rähne ja nende arvukus piirkonnas kasvab. Samuti leiavad sinna tee liigid, kes rähni pesaõõnsusi kasutavad. Suurenenud veeala piirkonnas meelitab kohale erinevat liiki veelinde. Rohkelt konni ja närilisi meelitab sinna kärplasi, nende hulgas ka meie kaitsealust liiki saarmast, kes tunneb ennast kopra territooriumil nagu kala vees. Saarmale leidub siin hea toidubaas ja suurepärased varjetingimused. Madala ja kiiresti soeneva veega koprapaisutustes saab olema enamasti konnade paradiis, kus nad saavad turvaliselt kudeda ning sellistes paikades võib näiteks rohukonna arvukus mõne aasta jooksul hüppeliselt tõusta. Kopra populatsioon on meil tükk maad väiksem, kui ta oli seda 2000. aastatel. Seega on väiksem ka mõju keskkonnale ja liigilisele mitmekesisusele. Võimalik, et selle fakti valguses peaks inimene üle vaatama oma suhtumisi ja tegevused, mis seotud kopra populatsiooni hoidmise ja ohjamisega.